donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Varahommikut, kell on umbes 6 hommikul alles praegu ja meie oleme siis nüüd siin Moskenes. Moskene Ferjekai on see sadama nimi ja oleme siin selleks, et minna praami peale ja praamiga tahame me sõita Poodööle ehk mandrile tagasi, Vestfjordi mandrile. Et täna on siis 12 juuni ja ma ei tea, mis see pildistab. 12 juuni ja esmaspäevane päev, nii et sõidame siit Lofotidelt siis ära. Et siin praami järjekorras siin siis seisame. Vot, et viimane pilk veel Lofotidele. Meil oli kirjas, et kui praami peal hästi läheb, siis näeb Vaalu ka, aga ise nagu väga ei usu, et meil nüüd nii hästi läheb. Need teised inimesed käivad mitmetunnistel vaalapüük või vaalavaatlusretkedel, et vaevalt, et meie siis nüüd kohe niisama näeme. Vot, 3 tundi ja 15 minutit peaks praam sõitma, aga kuigi siin on kirjas, et me oleme 9:45 kohal, see oleks nagu 2 tundi ja 45 minutit. Noh, näeme. Meie praam siis tuleb ette, et sellega siis lähme. Nüüd saab siis loodetavasti piletid ka varsti osta ja siis saamegi siia peale sõita. Saamegi siis praami peale sõita siit. Piletid olid 65 eurot, läksid siis sõit maksma meile. Saimegi kenasti peale ja auto ära pargitud ja nüüd on siis umbes 3 tundi sõitu meil ees. Pilved on nii madalad, vihma ka natukene tibab ja aga vaated on ikka veel ilusad. Korraks seda salongi ka näitan, et ega siin rohkem polegi, et ongi ainult see üks korrus on, et kuhugi mujale minna ei ole, seal tagapool avatakse mingi kohvik ka hiljem, aga kõik ongi lihtsalt niimoodi toolid ja ühe korruse peal on kõik reisjad. Praamisõit on ajavõit, hakkame kohale jõudma Poodöösse siis. Natuke veel ja oleme siis nüüd praegu Poodöö linnas ja jalakäijate tänaval. Et natukene jalutame ringi. Noh, trotsides ilma, mis on väga vihmane, oleme me teel oma Reipa kämpingu poole. Ja praegu me tegime väikse peatuse, sest siin on väga ilus koht, siin on Salteni fjord, mida siis saab vaadata. Ja üldse see teekond sinna Reipa kämpingusse kulgebki mööda neid pikki fjorde ja läbi rohkete tunnelite. Ja tegemist on siis ka ühe Norra kitsaima kohaga, et umbes 15 kilomeetrit on siis Norra laius siin selles piirkonnas. Ilus on küll. See peaks olema siis nüüd Saltstraumeni sild. Et lihtsalt siuke, et see on ikka jube kõrge on see sild. Vaata, kui väiksed on autod seal silla peal, kui nad sõidavad. Taga on mäed. Ja üsna pikk on see sild ka. Üle fjordi läheb siit. Mööda selliseid teid siis jälle sõidame. Sellised hästi võimsad. Päris äge koht. Jõudsime siis oma kämpingusse kohale, Reipo kämping. Siin on siis reception
ja siin on siis ka sellised kämpingumajakesed, on ühesed majakesed ja meie oma on see, meil on see B, on meie oma. Nii et lähme vaatame sisse. Pikk koridor on siin siis ja siis hakkame vaatama, mis toad nüüd siis siin ka on. Et siin, milline uhke elutuba meil on kohe. Elutuba on siin, köök, väga täitsa vinge. Tuba on siin, see on ka selline suur, mis on nagu tantsusaala. Vannituba. Jaa. Meil on üks magamistuba siis, selline. Isegi parem, teises on voodi seina ääres, siin on keskel. Need laia voodiga või? Jaa, mõlemad on laia voodiga. No võt, kolime sisse siis. Tere hommikust, teisipäev, 13. juuni. Ja nüüd me oleme uuesti siin selle mõõkkala juures. Ma vist eile jõudsin seda korraks filmida ka või. Tähendab, see on siin hukkus 1943. aastal üks allveelaev ja ma mäletagi, mis ta nimi oli, mingi Uret vist oli selle nimi ja teeme see mälestusmärk siis siin. Aga eile hakkas nii hirmsasti sadama, me panime siit jooksuga minema ja pikemalt siin olla ei saanud, aga täna meil on nii, et meil tuleb sõita circa 100 kilomeetrit, vist 93 kilomeetrit. Tuleb sõita veidi tagasi ja siis ringiga sealt liigume siis Polaarjoonele, sõidame omade poole tagasi ja siis edasi juba öömajja, nii et täna on üks pikk sõidupäev. Eks ma siis vahepeal tee peal peatuseid teeme siis jälle filmin, mida näeme ja aga meri lainetab päris korralikult siin. Väike jalasirutuspaus siis jälle lihtsalt ilusas kohas. Tšau! Vaata, siin saab lõunat süüa. Pingid ja lauad ja kõik on olemas. Koorime oma külmkappi lahti ja niimoodi jalutavad siin siis sellised loomad teed. Vutt, läksid. Miks me oleme vahepeal jõudnud 515 kilomeetri kõrgusele juba. 515 meetri ja loodus on siin jälle käest ära läinud kuidagi, kõik on siuke jälle, ma ei tea, tundras läinud lumiseks. Oleme siis jõudnud Polaarjoonele, et siin on selline Arctic Circle Center, mis oli 690 meetri kõrgusel kusagil oleme umbes. 690 umbes. Ja siin on selline koht siis. Veel mingi. Loodus on muidugi jälle selline olematu. Polegi nagu teist õieti. Arkula on päris täis. See siis peaks tähistama seda Polaarjoont või? Äkki või? See vist tähistab siis seda Polaarjoont või? See kera siin. Und on ka kõik kohtais. Seda käid ümber selline. Ise ka kera ära, siin on konkreetselt peal, et see on see Polaarjoon on siis nüüd ületatud. Oleme jälle oma poole peal tagasi. Ja nüüd siis sõidame kõigepealt Mo i Rana linnas on kaubanduskeskus, kus peaks olema hüpermarket, kust me loodame siis natukene midagi süüa saada veel juurde, enda varusi täiendada. Nii et sõidame edasi praegu.
me toidupoes leidsime sellise suure kaubanduskeskuse. Parkla on selline. See on nagu teise korruse parkla. Ja all on toidupood. Oli see OBS ops. Sellises poes käisime. Täna tegime suurema arve. 135 eurot kokku, aga me ostsime juba ka koju mõningaid asju ja eks me natuke ikka priiskasime ka. Aga reisid ju selleks ongi. Võt, nüüd sõidame siis oma öömajja. Me siis oma öömajja kohale. Langnes camping. Kohe tuleb lõvi ka siia. Ja meie majake on siis siin. Number 1 majake kohe. Selline naljakas neiu oli receptionis, kes ei saanud vist keelest üldse aru. Võttis mult raha ära ja siis vaatab juhmi näoga, et mis sa veel tahad. Ma ütlesin, et aga et nagu tahaks võtit ja maja ja siis andis. Okei, vaatame tuppa. Tundub jah. No igal juhul tuppa me saime ja päris ilus on tuba. Sa võid teha õuest pilti, aga sa võid teha ju koos autoga ka siis, mis siis ikka. Ait. Nii ja köök on meil siin ja selline. See on siis magamistuba, ma saan aru. Oi, see on üks magamistuba. Ma loodan, et meil on teistsugune ka veel. Kohe vaatame. Vaatame, mis see siin on. Või see on vannituba va? Jaa, see on vannituba. Siis meil on niisugused narid seekord. Okei. Meil on uus päev kätte jõudnud vahepeal. Et on kolmapäev ja 14 juuni. Ja me oleme juba siis oma majutusest ära sõitnud Langnes campingust. Ja sõidame Trollvegen campingu poole. Et täna on ka selline sõidupäev. Meil on sõita mingi 480 kilomeetrit umbes. Ja nii ongi. Tee peale jääb meile Trondheim iseenesest, aga me Trondheimi ei plaani sisse minna. Nii et lihtsalt vaatame tee peal ilusaid kohti siis vahepeal. Oleme siis juba jõudnud siia peaaegu Kesk-Norrasse. Mäed on tagasi ilmunud meie vaatevälja. Aga üldiselt see tee siia on küll olnud selline, et polegi nagu midagi olnud filmida ega pildistada ega lihtsalt kulged ühest külast teise ja on ju? Joo, nii peal. Väga hea. Päris äge, me oleme umbes 900 meetri kõrgusel siis vesi seal nüüd. Selline kosk jäi meil tee peal ette nüüd oma öömajja. Selline suur väge. Ja see ei ole siin sugugi ainus. Sealpool on ka samamoodi. Niimoodi sihukeste kaljude vahel siin sõidame. Kohe tuleb tunnel vist. Lühikene. Aga äge, hästi võimsad suured kaljud on. Meie majake on siis see. Jõudsime kenasti kohale. Maja number 3. Et selline camping. Tere tulemast koju. Tšau. Nii. Ja siin on siis karavanid jälle. Ja sükses kohas. Ma ei näe isegi, mida ma näitan. Kalju on siin. See ongi trollisein muuseas. Täpselt see sama. Pidi olema kilomeetri kõrgune negatiivse kaldega kaljusein, et on trollisein. See peaks olemagi. Et lähme vaatame tuppa. Pean oma maja veel korra näitama, sest et katus jäi näitamata. Meil on see mätas katus siin. Nii nagu paljudes nendes popp on. Kits on katuselt puudu ainult.
mõnus terrass on ka siin. Ja nüüd lähme siis vaatame tuppa. Seda selline tuba siis. Et siin on siis diivan ja väike televiisor on ja tundub täitsa okko. Nõudepesumasin on jälle ja köök. Selline on see ruum on ka olemas. Mis veel selline ruum? Nii et kõik on täitsa okk. Filmin veel korra seda trolli seina, sellepärast, et ma sain siin vahepeal infot juurde, et see on siis merepinnast on ta ikkagi 1200 meetrit kõrge, et kui võrdluseks näiteks Eiffeli torn on 300, et siis ja need tipud, mis siin on, nendel on kõigil oma nimed. See 4-kandiline asi siin üleval, see on mingi staap lihtsalt. Aga edasi siis kõige kõrgem ongivat see tipp. See on kõige kõrgem ja selle nimi on Trollrügen ja ta on tegelikult 1740, aga merepinnast siis 1200. Aga miks ma seda kõike nagu nüüd siis filmima hakkasin, on see, et vaat see järgmine, vaat see, mis siin keskel nüüd on mul näha siin. Selle nimi on Trollspiret. Nii et mul on oma troll siin mägedes. Ja siis on juba nendel kõikidel, nendel sakkidel ja tippudel on oma nimed, aga need on niisugused keerulised, et neid ma ei hakka üritagi üldse siin kokku lugema hakata. Igal juhul see viimane, vaat see on mingi trolltind ja see on ka 1788 meetrit. Vaat siuke lugu on nende trollidega siin maal siis. Tere hommikust, 14.15 juuni ja neljapäev. Ja meie oleme teel trolliteele. Nüüd lähme siis vaatame trollid üle. Päike on tõusnud, mägede peal nii lahedalt need päiksevarjud on. Siin on sellised lahedad trollid. Näed selline, siuke tore troll ja siis on siin selline. Ja majakatus all välja. Et nii, nüüd sõidame edasi. Vot esimene peatuspaus siin trolliteel. Saame neid koskesi vaadata ja imetleda. Vaata, sa näed, jah, see ongi see tee, mida mööda me sõidame. Vaata, läheb Sinka-Vonka keskelt üles, näed? Mööda seda me sõitma lähemegi, siis ma saan aru. Siit üles. Niimoodi, tšuf. Teed, need autod tulevad, lähevad ja tulevad. Sõitmist ka siis, et see trollitee on siis kuulus turismimagnet ja tal on siis kokku 950 meetrit on seda tõusu ja laskumisi ja 11 sellist järsku kurvi on siis, mida mööda me siin keerutame üles-alla, et ta on siis. Ja siit näeb alla orgu ka nüüd. Moodi vikerkaar tekib sellest aurust. Siit siis läheb lausa selline tee sinna vaatamisplatsile.
mis siin on kõige kaugem vaateplatvorm on seal veel. Sinna jalutame ka veel. Jõudsime siia. Ikka vaade siit avaneb. Need teed, mida mööda me sõitsime, see post ja siis jätkame teed mööda Norra karme mägiseid teid. Siin on siis lumi on käega katsutav. Katsusid ära ka. Lumi, mis lumi. Ja nüüd siis sõidame siit, on meil umbes 66 kilomeetrit sõita, et me lõpuks jõuame sellele Kotkateele. Ja Kotkatee on siis see, mis lõpetab siis need trollialad. Et siin on peaaegu 60 kilomeetrit on siis seda trolliala veel sõita meil. Aga vägevad on need teed ja asjad siin. Tahtsin neile sõida edasi. Jalutame mingi kose juurde. Sinna lähme vaatame, et küllad on siin. Töötab. Seal tagapool, et seal on veel niisugused kohvikud on siin. Praegu me sõidame siin siis ilmselt läbi maasikaoru, et kahel pool teed siin kasvatatakse maasikaid. Et olid siin suured, nad olid tegelikult kilede all, seal olid ka praegu paissid seal tee ääres. Et siuke koht siis. Ja varsti me peaksime jõudma praami peale. See on pisike praam. Ma ei tea, kui pisike praam on, aga sõit on pisike. Et peaksime saama üle fjordi praamiga. Nüüd siis oleme jõudnud siia Örnevegenisse, kus saab siis alguse Kotkatee, mis meid siit jälle siis alla tagasi viib. Aga et muidu siit siis saab alguse siis Kotkatee, mis siis lõpetab selle trollide ala. Et praegu me oleme kui kõrgel me olime nüüd. Umbes 600 äkki või. Ja hakkame siis alla tagasi liikuma. Selline äge kosk tuleb ülevalt alla. Ja ei lähe sinna seisma. Ja sealt ülevalt paistab see sama laev meile. Aga üldiselt liigume jälle edasi vist, Nii, siis ilusti saime sealt trolli teelt siis tulema, nüüd Kotkateed saime alla ja nüüd me oleme siis siin Geirangeri sadamas, et minna Geirangeri fjordile sõitma ja see praam viib Hellesülti, selline koha nimi on. Siin on see piletiputka, saime piletid ära osta, 1035 Norra krooni oli siis auto ja 2 inimest
ja meil on umbes tund aega praamini aega, et shoppame siis, käime suveniiripoes ja joome kohvi ja veedame siis aega lihtsalt praegu. Ootame siis oma praami saabumist, et siin on mingid praamid, et üks nendest vist peaks olema meie oma. Et siis minna siia fjordile. Ma vaatasin järgi ka, et see piletihind 1035 Norra krooni on siis 91 €, et päris kallis. Aga siuksed need sõidud on. Ja siis siin on need bussid, kes kõik peale tulevad, tahtsin näidata, siin on Eesti numbrimärgiga buss. Kohe meie auto kõrval. Aga see buss on täis hiinlaseid. Hakkasime siis liikuma oma praamikesega Geiranger fjordil. See on siis pidi olema maailma üks ilusamaid fjorde ja meeletult populaarne ka kruiisilaevade seas, keda siis turiste tuuakse siia. Et siin pidi 700 000 turisti käima hooajal. Mega ilus, ma ei tea, kas meil lõvi ka paistab, lõvi on ka meil seal, meie lõvikene, kõige esimene. Siin on siis näha see Kotka tee, kust me alla tulime. Niimoodi sinka-vonka, siit me alla sõitsime. Nende kaljude taustal on see paat nagu mingi kirp siin, sikene. On 7 õe kost, mis siin paistab nüüd. Siin otse ees peaks olema siis pruudi ja peigmehe kalju. Varsti hakkame vist kohale jõudma, siis saab see tunnike läbi siin fjordi peal. Praami pealt maha ja nüüd oleme siis Hellesüldis ja siit hakkame siis sõitma oma öömaja poole, et meil on 86 kilomeetrit siis sinna öömaja poole minna. No. Kõik tulevad siia. Otsime nüüd oma öömaja kohale. Selline majake on siin, Vilspuu on maja nimi. Ka sellises iluses kohas jälle. Andis siia keerutada, saime kusagilt postkastist, saime siis juhise ja võtme ja nüüd siis leidsime koha üles ja tulime siia. No nii, esik. Siin on siis elutuba.
selline ka korralik telekas ja diivan ja siit läheb kööki edasi. Ja siin on vannituba. Ja siit saab siis magamistuppa. Vot selline, siin on isegi voodiriided olemas, et me ei peagi enda omasi kasutama. Nii. Tulime nüüd veel, et lähme käime Brixtoli liustikul. Vaatame, kaugele me viitsime minna, et iseenesest see matk edasi-tagasi on 2 tundi, et nii kaua me kindlasti ei viitsi, kell on juba palju ka. Aga no lähme vaatame, parkisime auto ära, 75 krooni on parkimine ja lähme vaatame edasi. Unes on meie reception, et siit postkastist saime oma võtmekese ja juhised. Siin on kohvikud, suveniiripoed. Nii et lähme kõnnime. Rolliauto, millega saab ka ülesse minna. Aga noh, me jalutame ise veits. Siis välja, et see viimane trolliauto on juba ära läinud. Ja nagu ma siit paberi pealt loen, siis sinna ülesse jalgsi minna on 3 kilomeetrit. Ja circa 45 minutit üks ots ja see on üles Mäkke. Et meie sinna minna ei jaksa niimoodi jalgsi. Ja kell on palju, kõht on tühi. Et tegelikult tundub, et me jätamegi selle liustiku ära ja lähme oma majakesse ja hakkame parem niisama õhtut nautima, sööme midagi. Tundub nii, et sellega läks meil seekord siis esusti, nagu öeldakse. Eeskusti.